algas. Räägin siis täna arenguriikide 8. vooru taotlusvoorust, ehk siis 7 tükki meil on juba olnud, nüüd on juba 8. Seekord, nagu ka eelmine kord, on sihtriigiks meil ainult Ukraina ja Žõtomõri piirkond on eelistatud versioon, aga võib teha tegevusi ka mujal Ukrainas. Taotlusi me ootame nüüd pikalt. Esitama peab selle siis hiljemalt 24. august 2026 kell 5. Et kui te lähete sinna e-toetuskeskkonda, ma pärast näitan ka seda, et siis seal on olemas ka üleval paremal pool see tähtaeg. Ehk siis kui taotlus jääb hiljaks, näiteks 17.01, siis me kahjuks ei saa taotlust menetlusse võtta, et siin on päris mitu kuud aega seda taotlust nüüd sättida. Siis taotlejaks võivad olla siis kõik Eesti juriidilised isikud, MTÜ-d, osaühingud, aktsiaseltsid. Taotlejal võib olla Eesti partner. Eesti partner võib ka olla siis kas MTÜ, OÜ, milline juriidiline isik tahes, aga kindlasti peab olema siis Ukraina poolne partner, et ilma selleta ei saa. Ehk siis 2 juriidilist isikut peab olema, üks Eesti taotleja ja siis Ukraina välispartner ja võib kaasata ka siis Eesti poolse partneri. Nii, siis ma räägin natukene seda ettekannetest, aga siis pärast lähme kohe e-toetuskeskkonda, et konkreetselt vaadata, kuidas taotlus kokku panna ja mis on oluline ja mis mitte. Toetatavad tegevused, nad peavad olema kas siis kliimamuutusi leevendavad, ehk siis vähendama CO2 paiskamist atmosfääri või siis seal olevat CO2 juba siduma erinevate tegevuste kaudu. Või siis teine tegevus on, mis aitab Ukraina inimestel kliimamuutustega kohaneda. Valdkonnad siis, siin on kõik keskkonnavaldkonnad, nii jäätmekäitlus, energiamajandus, põllumajandus. Meil selle 7 vooru tulemusel on palju energiavaldkonna projekte, siis on põllumajandust olnud, metsandust, vett, elanikkonna suutlikkuse ja võimekuse suurendamise, ehk siis pehmendid projekte, koolitused ja nii, toetus ühele projektile on kuni 30 000 miinimum ja 200 000 maksimum ja toetuse määr on 90%, ehk siis 10% peab olema oma finantseeringut ja siia alla ei lähe ei tasuta töö ega muud sellised mitterahalised panused projekti, et kindlasti peab olema selline rahaline 10% ja see peab olema siis olemas juba projekti alguses vähemalt, sest kuna kulude tasumine käib niimoodi, et teie maksate kõigepealt 100% ära ja meie maksame pärast siis 90% tagasi. Siis veel siit selle slaidi pealt seda, et kui te kaasate endale osaühingu või siis taotlejaks on osaühing, et siis on see toetus tõenäoliselt vähese tähtsusega abi, mis tähendab siis seda, et tuleks vaadata sealt Rahandusministeeriumi riigiabi lehekülje pealt, palju seda vaba jääki on. Seda antakse 3 aasta peale kuni 300 000 ühele ettevõttele. Nendest abikõlblikest kuludest ma räägin juba taotluse hetkel, et selle ettekande kõige tähtsam info on see, et taotlusi tuleks esitada hiljemalt siis 24. august 2026. Nii, ma panen nüüd e-toetuse keskkonna. Või tegelikult ma näitan kõigepealt ära KIK-i kodulehekülje.
et kui te tulete KIK-i kodulehekülje peale ja leiate üles taotlused, siis hetkel on arenguriikide kliimapoliitika eesmärgid kõige esimesele, aga rohkem uusi taotlusi taotlusvoor avatakse, seda kaugemalt ta siit järjekorras läheb. Et siin on ka olemas kõik kogu info taotlusvooru kohta, et 24. augustini lahti, see on esmaspäevane päev. Ei soovita jätta viimasele päevale, siin igasugused tehnilised mured võivad olla, kas see süsteem on hoolduses või läheb katki või siin mõnedel taotlejatel on olnud keeruline, kui nad hakkavad viimase päeva taotlust sisestama, et ei jõua, seal on vaja kohustuslikke dokumente lisada, allkirjastada neid, et tasub juba varakult hakata seda taotlusvormi täitma. Siis siin on olemas õigusaktid, lingid kohe määrustele, seletuskirjale. Siin on ka eelmiste infopäevade materjalid, et neid võib vaadata. Siis on siin veel juttu natuke sellest, mis need toetuse summad on, kui pikk võib olla projekti elluviimise aeg, ehk siis 3 aastat. Siis on ära toodud ka, et kuidas me neid taotlusi hindame, et kui meil tuleb rohkem taotlusi, kui eelarves on vahendeid, et siis me hakkame neid pingeritte panema ja pingeritte panema nende eelistuskriteeriumite alusel. Et siit saab vaadata, et sihtriik siin on, et see on nüüd küll määrusest võetud, siis kui meil olid sihtriike rohkem kui 1, aga põhimõtteliselt on see, et kui Žõtomõri piirkond saab 2 punkti ja kui on mujal, saab 1 punkti, aga muud kriteeriumid on samad. Ehk siis ka oma finantseeringu suurus määrab ära selle punkti summa. Ja siis on juba elluviimine, aga ma sellel hetkel ei peatu. Siit veel, siit saab minna siis õigusaktidesse, aga ma vaatan pärast poole seda. Nii, võtame. Siis kui te olete jõudnud e-toetuse keskkonda, siis tuleb leida, siin on hästi palju voore, taotlusvooru nimi, et siin on kõik need eelnevad 7 arenguriikide vooru ja hulganisti veel teisi, et siis tuleb kindlasti valida see õige. Need eelmised voorud peaks olema kinni, aga mine tea, kuidas keegi suudab häkkida nendest sisse. Ehk siis leida see õige voor ja mul on juba siin olemas testversioon sellest taotlusest. See koosneb siis 9 lehest, mida tuleb siis täita. Need punased täpid on need kohustuslikud kohad, mis peab ära täitma ja kui ei ole punast täpikest, siis ei pea täitma. Et siis kui need punased on täitmata, siis ta lihtsalt ei lase edasi, kui ma vajutan siia salvesta ja jätka. Aga siit leheküljelt kõige olulisem info, see käib nüüd kõik selle taotleja kohta, mitte partneri kohta. Taotleja paneb oma siis need andmed kõik siia kirja ja kui on, taotluse peab allkirjastama ettevõtte või MTÜ inimene, kellel on selleks volitused võtta rahalisi kohustusi juriidilisele isikule. Ehk siis kui keegi teine tahab seda taotlust allkirjastada ja võib-olla mõnikord on mõistlik ka, et on keegi töötaja, kes pidevalt peab siis taotluse küsimustele vastama ja uuesti esitama ja allkirjastama, et siis volikirja alusel võiks seda teha. Aga kui ei ole vaja, siis kui siin ei ole punast täpikest, siis ei pea siia panema ühtegi faili, kui ei ole volitust. Siis üldandmed. Projekti nimi. Projekti nimi võiks olla selline lühikene, lööv, aga samas ta peaks sisaldama ka seda projekti tegevust, et kuna see projekti nimi hakkab nüüd igal pool kaasas käima. Te ei tasu väga pikka lohisevat pealkirja panna. Ja see läheb ka KIK-i kodulehekülje peale. Ma pärast näitan, kus on olemas kõik eelnevad rahastatud projektid ja sealt võib-olla ka saab mingeid ideid.
siis projekti algus, kuna nüüd taotluste esitamine jääb sinna augusti lõpupoole ja taotlusi me hindame kuni 90 päeva, tihti see ikkagi täitub, et me küll püüame kiiremini neid taotlusi hinnata, aga kuna enamus voorudes on olnud rohkem taotlusi kui eelarvet ja me peame need pingeritta panema, siis me ei saa pingeritta panna ennem, kui kõik taotlejad on siis kas siis nõuetele vastavaks tunnistatud või mitte. Siis ma ise olen pannud, et näiteks jaanuar võiks olla see algusaeg, et muidu jääb sinna november-detsember. Ja kuni 3 aastat võib siis projekt olla, et kui ma panen siia näiteks 30, siis ta annab mulle kohe veateate, et või 30 ma panin. Nii. Et ja tahan salvestada, siis ta juba annab mulle veateate, et see on pikem kui 3 aastat, ega ta ei luba ka pikemalt panna. Nii. Siis siit veel oluline on välja tuua, et kas see on jätkutegevus, sest mõned taotlejad on juba Ukrainasse projekti teinud või ei ole. Ja siis siia märkida, et kas ta on Sõtomõni piirkond või ei ole. Et kui ma panen selle, siis mul oleks vaja panna ka, et mis piirkonnas see tegevus toimub. Nii, siit... Ja siia tuleb siis lisada kõik need partnerid, kes ei ole taotlejad. Siit tekib eraldi lehekülg, et siia panna siis projektipartner ehk siis Eesti-poolne partner või siis Ukraina partner. Ja kui Ukraina partneri registrikoodi ei ole, siia võib siis sisestada, et mitte kohalduv. Et muidu ta jälle ei lase siit edasi liikuda. Ja siin on oluline see partneri kinnituskiri lisada siia, see peaks siis olema allkirjastatud, kui te taotlust ära esitate. Nii. Kas siiamaani on küsimusi? Tundub, et ei ole. Siis me saame minna juba järgmise sisu kohta. No see on see kõige olulisem projekti lehekülg. Siin on küll ära toodud tähemärkide arv, aga ma ei soovita ära kasutada kõike. Et mõelge seda taotlust kirjutades sellele, et keskenduda nüüd ainult sellele tegevusele, mis te teete. Et kui te tahate näiteks viia oma toodet sinna, näiteks mis võiks olla isesõitev auto, siis te räägitegi kogu taotluses sellest, et te viite sinna selle asja. Mitte ei hakka väga pikalt rääkima maailma parandamisest. Et seda muidu on väga keeruline lugeda ja aru saada, et mis see tegelik tegevus on. Sest need tegevused peaksid siis, need, mis siin sisulehekülje peal on, need peaksid olema kooskõlas siis tegevuste eelarve lehega. Tihti on see, et siin jäädakse jutustama, mida kõike tehakse, aga kui minna tegevuste eelarve juurde, siis on ainult 1-2 tegevust. Siis tekibki meil küsimus, aga miks te siis räägite sellest, et te teete veel 10 koolitust, kui neid eelarves ja tegevuste lehel ei ole. Et pigem rääkida lühidalt, konkreetselt kui pikalt. Siis siin projekti väljund on siis see tegevus, mis te teete, et siin on või valdkond, kus te projekti kavandate. Et siin on ära toodud valik nendest, et veemajandus, transport, elanikkonna suutlikkuse võimestamine kliimamuutustele ja kogu aeg hoidke nagu fookuses seda, et kas tegemist on kliimamuutuste levendamisega ehk siis CO2 vähendamisega või selle sidumisega või siis kliimamuutustega kohanemise tegevused. Siit valite siis ühe või mitu tegevust. Need tegevusi võib olla juba mitmes valdkonnas ja siis olemasolev olukord sihtriigis
ja projekti vajalikkusest, et siin ei pea jutustama Ukraina sõjast. Et mul siin eelmistes voorudes on pikalt räägitud sellest, aga ei jõuta üldse selleni, miks seda projekti siis vaja on. Ja just ka kliimaeesmärkide täitmise seisukohast kirjeldage seda projekti vajalikkust. Et pigem sükene lühikene, aga konkreetne jutt. Siis projekti eesmärgid. Et projekti eesmärk on siis nagu kaugem siht, mida soovitakse saavutada ja tulemused on siis see, et mis sellest projektiks lõpuks valmis saab. Et kui see on näiteks koolitus, siis ongi kaugem siht on see, et inimesed oskavad seda koolitusel saadud infot oma igapäevasesse ellu viia, aga siis konkreetne projekti tulem on see, et on läbi viidud näiteks 3 koolitust. Või siis kui on mingisuguse asja ehitamine, sinna reovee puhasti ehitamine, siis ongi, et kaugem eesmärk on see, et inimesed saaksid puhast joogivett ja konkreetne tulemus on, et see reovee puhasti on ehitatud sellesse piirkonda. Siis tegevused, siit tuleb valida, et kas see on tegevus, mis aitab siis inimeste võimekust tõsta, ehk siis ongi koolitustegevused. Siit nendest küsimärkide juures on ka abiinfo, et kus saab siis seda, siin on lahti selgitatud, et mida me ootame siis ühe või teise lahtri täitmisel. Ja siis on teine küsimus, et kas ta on tehnoloogiline siire, ehk siis kas ta on pehme tegevus või ongi siis näiteks reovee puhasti rajamine, et siis reovee puhasti rajamine läheb pigem tehnoloogia siirde alla. Ja siia tuleb siis ära kirjeldada seda tehnoloogiat, et miks see on siis nagu unikaalne, et kas ta on Eestis välja töötatud või Eestis lisandväärtuse saanud lahendusteadmine, teenustoode, et siin ka siis seda kirjeldada. Ja nüüd see projekti lühikokkuvõte avalikkusele, siin kirjeldage just seda, et see läheb avalikkusele, et ma olen siin toonud selle Kuuse tädi Maali, et tema saaks ka aru, et mis projektiga tehakse ja see on ka koht, kus ajakirjanikud loevad seda KIK-i lehekülje peal ja või sealt võivad siis tekkida sellised uudisnupud, et kui on midagi väga ekstravagantset. Siis projekti jätkusuutlikkus. Siin peaks siis ära kirjeldama seda, et mis juhtub pärast projekti. Et eeldame seda, et ta kohe ei saa drooniga pihta, et ta ikkagi 5 aastat seal näiteks reovee puhasti töötab, et kes siis seda hooldama hakkab, kes kannab hoolduskulud, sest asjadel on tõenäoliselt ikkagi selle 5 aasta jooksul tekivad mingid kulud. Tõenäoliselt koolituse puhul ei teki, aga seal võiks ka ollagi ikkagi see, et kas siis projekti partner Ukrainas hakkab edasi neid koolitusi tegema või kuidas on mõeldud seda jätkusuutlikkust just peale projekti lõppu. Siis projekti mõju sihtriigi elanikele. Et siit samamoodi lühidalt sõjast ei pea rääkima, pigem just see, et kuidas sihtriigi elanikele mõjub see projekt sellest vaatest, et kas see leevendab nende kliimamuutuste mõjusid või siis aitab nendega kohaneda. Projekti mõju soolisele võrdsusele. Kui on näiteks koolitused, siis et ei oleks koolitused ainult meestele või naistele suunatud. Kui on näiteks reovee puhasti, siis loomulikult seda ju kasutavad kõik, et seal seda soolist ebavõrdsust ei saagi tekkida. Nii, ja meeskond. Meeskonnas siis kindlasti ära tuua need põhimeeskonna inimesed, et projektijuhid, sisutegijad, et mis on nende ülesanded ja vastutused. Et kindlasti ei pea nüüd mõtlema niimoodi päris lõputegevustel, näiteks kui on ehitustööd, siis nendele ehitajatele, et pigem just see, et kas ehitaja on partner näiteks Eestist, kes läheb, teeb selle reovee puhasti siit ära, siis te peate mõtlema, et kas te tahate teda kaasata projektipartnerina
kui talle ka kehtib vähese tähtsusega abinõuded või te siis hangite selle ehitaja näiteks Eestist kas siis riigihanke kohaselt või siis 3 võrdleva pakkumisega. Ja kindlasti ka ära tuua sihtriigi ehk siis Ukraina partneri meeskond, et mis nemad teevad ja mis on nende vastutus projekti elluviimisel. Ja eeltingimused, et kas on midagi, mis on vaja teha enne seda, kui projekt nüüd peale rahastust saaks ellu hakata viima. Kui ei ole, siis saab siia kirjutadagi, et ei ole ühtegi eeltingimust, et pärast rahastamist saab projekt kohe alustada oma tegevusi. Aga näiteks kui on vaja mingisugused reopuhasti rajamiseks keskkonnaluba või et siia ongi siis vaja kirjutada, et on vaja keskkonnaluba, Ukraina pool tegeleb, et enne me ei saa näiteks ehitada, aga saab projekteerida ja muid tegevusi ellu viia. Riskid, et samamoodi ei pea otseselt selle sõjariskiga arvestama, see on nii selge. Aga just, et millised muud riskid veel on, et kas see sihtriigi partneri poolsed riskid, Eesti poolsed riskid läheb kallimaks, läheb odavamaks, mingisugused tarneraskused, aga siin oleks vaja siis tuua ka ära, et kui tõenäoline see risk on ja mis need maandamismeetmed on riski maandamiseks, et kui on väga tõenäoline risk ja ühtegi riski maandamismeedet ei ole, siis tekib küsimus, aga kuidas me saame siis seda taotlust rahastada. Aga kui te juba maandamismeetmed ära toote, et kui juhtub see, siis ma teen nii, siis on meil ka palju suurem kindlus selle projekti rahastamiseks. Siis igasugune projekt, siin peab siis sellele Rio markeri koodile vastama, siit saab sellele dokumendile ligi ka ja seal ongi põhimõtteliselt tegevustele antud näiteks veevaldkond, kas ta on kohanemine või leevendamine, metsavaldkond, kas ta on kohanemine või leevendamine. Et siit sellega saame siis kontrollida, kas see on kliimamuutusega kohanemise tegevus või leevendamise tegevus või on mõlemad kokku. Et kui te panite tähele, siis see on ka üks hindamiskriteeriume taotluse puhul, et kui on mõlemad, saab rohkem, aga kui on üks või teine, saab vähem punkte. Aga siin kindlasti seda me kontrollime üle, et ei paneks niisama seda suurema punkti saamiseks, et on mõlemad kohanemine ja leevendamine. Et kui siin tuleb meeles hoida, et kohanemine on see, kui kas siis elukeskkond või inimesed saavad siis mingisuguseid teadmisi, mingisuguseid et neil oleks nagu parem selles kuumemas kliimas või ütleme, et kliimamuutustega toime tulla või siis see leevendamine on, et kuidas siis seda CO2 vähendatakse või seda seotakse. Et need 2 suurt erinevust nendes. Ja siin tulekski siis lahti kirjeldada see, et oleks arusaadav, et miks ta on leevendamine, miks ta on kohanemine või miks mõlemad. Säästva arengu eesmärgid, siin on ka link, sellised üldised ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid, samamoodi ei pea väga pikalt siin jutustama jääma. Ja siis tulevad kohustuslikud dokumendid, mis on vajalik taotlusele lisada, et kindlasti partnerite vahel sõlmitud kinnituskirjad, lepingud, kus on oluline siis välja tuua, kes on partner, kes on sihtriigi partner, mis on nende tegevused, mis on nende kulud. Just oluline, et kas siis sihtriigi partner tahab ka toetust kasutada, siis ongi vaja välja tuua, et mis tema kulud on. Et me saaksime hinnata, kas need on esiteks abikõlblikud kulud või siis ei ole ja kui palju ja siis ongi ka küsimus, et kes siis tema kulud oma osa maksab. Kas siis toetussaaja või partner ise panustab ka oma finantseeringuna. Siis tuleks ka panna see jätkusuutlikkuse tagamine. Need võivad olla üks ja sama dokument,
aga nad võivad olla ka eraldi, et just, et kuidas see tegevuste ja kulude jaotus on ja kuidas on tagatud jätkusuutlikkus osapoolte vahel. Ja kui on vajalikud mingisugused load sihtiriigis tegutsemiseks, siis siia saab need ka lisada. Aga kui ei ole, siis saab siia panna tühja dokumendi, et ei ole ühtegi luba vajalik selle tegevuse ellu viimiseks. Me oleme selle punaseks pannud, et te vähemalt mõtleksid selle läbi, et kas on vajalikud mingid load või ei ole. Et kui ta oleks ilma selle punase täpita, et siis saaksid mööda minna ja võib-olla ununeb mingi tähtis asi. Projekti meeskond. Siia samamoodi, et kuna siin ei ole eraldi lahtrit, siis siin küll oli, et siia võib panna siis lühidalt ja siia siis juba pikemalt koos inimeste CV-dega. Et kes need on, kes seda projekti siis ellu viivad. No, kindlasti projekti juht võiks siin ära toodud olla, et kas siis ka Ukraina poolel on projekti juht või Eesti projekti juht teeb siis kõike. Ja nüüd oma toode. Oma toode on nüüd see, et kui nüüd näiteks taotlejaks on ettevõtte või partneriks, et näiteks siin Mondo on erinevate ettevõtetega koostööd teinud, kus nad siis Eesti ettevõtte tooteid aitavad näiteks Ukrainasse viia. Näitena võib tuua, mis neil nüüd viimane projekt on ventilatsioonilahendused. Et siis ventilatsioonilahendus on selle Eesti ettevõtte oma toode, et siis ta ei pea seda hakkama hankima kuskilt turult. Aga selle oma toote puhul on nüüd oluline, et ta näiteks ära, et kui ta ütleb, et näiteks et ta viib näiteks 100 oma toodet, ehk siis ventilatsiooniseadet Ukrainasse, siis et palju see üks ventilatsiooniseade maksab. Ütleme, et maksab 10 000 eurot ja siis oleks vaja kululiikide kaupa välja tuua, et millest see 10 000 eurot siis kokku tuleb. Seal on siis kas tööjõukulu, seal on seadme vajalikud ehitusmaterjalid, mutrid, iga mutrit ei olegi vaja välja tuua, aga ongi, et kas siis mingid metalli või mis selle toote tegemiseks vajalikud on, sellised peamised kulud. Ja siis see peaks olema allkirjastatud ka selle ettevõtte kinnituskirjaga. Ja see kindlasti ei saa olla suurem, kui see toode on tal juba valmis ja ta seda Eestis müüb. See ei saa olla suurem maksumus, kui ta Eestis müüb. Aga kui ta nüüd selle projekti käigus arendab seda, et siis see arendamiskulu tuleb ka siis ära tuua siin. Päris nullist, et kui nüüd kellelgi on ainult joonis ja ta tahab selle projekti raames seda arendada, et siis selliseid me ka ikkagi ei sooviks siin näha, et võib-olla ei tulegi sellest asjast midagi välja. Nii ja muud dokumendid, mis aitavad siis taotluse hindajatel aru saada, et see projekt on nagu hästi vajalik ja tasub rahastada. Kas sisu kohta on küsimusi? Ei ole. Nii. Ja Kadri. Tere. Ma ei ole väga kontori keskkonnas. Ma korra küsin seda ajaloolist poolt, et kuna ma sain aru jutust, et eelmine aasta te tegite esimest korda seda, et on ainult Ukraina. Ja. Et kuidas siis oli, et ma saan aru, et oli konkurentsiga, kui tihe see oli, et on sul enam-vähem siuke oli see siis pooled said raha või kuidas sellega läks? Ma unustasin selle üle vaadata, aga mulle tundub, et jah, pooled said. Et kuna see summa meil on 900 000 suurusjärgus ja üks projekt võib seal võtta kuni 200 000 seda toetust, siis ega sinna väga palju ei mahu. Aga samas, kui taotlust ei esita, siis tõenäosus muutub nulliks, eks ole. Et selles suhtes ma ikkagi soovitan taotluse ära esitada.
et mida rohkem meil neid on, mille pealt valikuid teha, seda sisukamaid taotlusi me saame. Teine küsimus oli see, et ma sain aru, et mingit ettemaksu ei ole, et kulud kantakse ära ja siis saab 90%. Ettemaksed siiski on, et kui me jõuame siia eelarve lehele, nii, siis ma olen siia... Tegelikult selleni, et kas aruandel on mingi samm ka või see on lihtsalt siuke mõistlikult, et kuidas saab neid siis vastavalt esitada? Ettemaksed saab esitada ainult ühe korra. Okay, aga kui on aruanded, kui on kulud tehtud, kas see on, ma ei tea, kvartal, pool aastat, aasta või vastavalt? Selles suhtes meie soovitame ikka tihemini, et kui teil tekib juba kulu arve, te olete selle ära maksnud, saate selle siia kohe sisestada, meie saame seda kohe menetlema, et ei pea koguma endale. Et siis saab ka kiiremini aru, kuidas selle projekti elluviimine läheb, et kui see ka e-toetuse keskkond on ainukene koht, kus ma näen projekti elluviimise edasi jõudmist, siis mida rohkem sinna kulusid tekib, seda lihtsam on ka mul aru saada, et jah, projekt on ikkagi elus veel. Ja teil endal ka rahavoogude liigutamiseks on ju mõistlikum kohe, kui on arve ära makstud teie poolt meile saata, me siin paar päeva võib-olla läheb menetlemiseks aega ja siis saadame maksesse ja juba tuleb see toetuse osa tagasi. Kindlasti ei soovita kvartalis korra. Ma saan aru suured ettevõtted, kellel võib-olla ei ole seda rahavoogu nii palju vaja kiiresti tagasi saada, et nemad võivad seda endal lubada, aga ja siis ka meil tekib see suurem hulk korraga. Siis võtab rohkem aega. Nii, aga me lähen tagasi siis selle sisu juurde, sellega me jõudsime ühele ja siis näitajad. Need näitajad tekivad, need tumedad laused tekivad siit sisulehelt, kõik väljundid tulevad näitajateks, kõik väljundid tulevad tegevusteks ja eelarveteks. Et kui te panete siia nüüd ühe valdkonna, siis näitajast te peate ka näitama, et kuidas mitu asja siis. Siin näiteks ehitusvaldkond, projekti sisu on üks reoveepuhasti, siis te kirjutategi siia, et lähetakse üks reoveepuhasti, mõõdik on üks, alguses pole ühtegi, projekti lõpuks on üks. Ja siia saab neid näitajaid panna siis rohkem, et kui selle reoveepuhastiga näiteks tehakse ka üks koolitus operaatorile, siis panete siia operaatori koolitus, üks tükk, alguses on 0, lõpus on 1. Ja nii edasi. Ja kui on meetmeülesed näitajad, siis tahaks teada, et kui suur inimeste hulk siis seda kohanemise võimekust on, kohanemise võimekuse tõusu on saanud. Ehk siis näiteks koolitajate hulk, et kui te teetegi ühe koolituse, näiteks nendele operaatoritele, neid pole palju, siis panete selle, aga kui nüüd on näiteks mingisugune reoveepuhasti, siis reoveepuhasti otsas on ju inimesed, nende elumajad, et siis te saate siia pannagi siis need inimesed, kes selle reoveepuhasti teenuses kasu saavad. Ja siia tuleks siis panna need kasvuhoonegaaside heitme vähendamise kogused, kui teie projekt on leevendamisega seotud. Ehk siis kui palju te siis selle projekti tegevusega vähendate CO2 atmosfääri paiskamist või siis kui palju te seote selle tegevusega juba olemas olevat CO2. Et siis siia ja kui ei ole leevendamise tegevus, siis samamoodi saab siia tühja dokumendi panna, et ei ole. Nii. Ja tegevused. Need tegevused siis ongi need, mis tulevad siit projekti sisust väljundid. Ehk siis siin näiteks on see reoveepuhasti rajamine, siis tuleks kirjutada kululiikide kaupa, mis tegevused on, töökulud, asjade soetamise kulud, sisseostetavad teenused, lähetused Ukrainasse ja siis, et millised aja aknas need tegevused toimuvad.
et nad kindlasti peavad jääma sinna abikõlblikkuse perioodi sisse, et kui 1. jaanuarist hakkab projekt peale, siis ta ei saa olla siis detsember 2026 aasta oma ja siis planeeritud lõpp, aga need tegevused ei pea olema nüüd nii suure aja välbaga ka, et need võivad olla, et ongi näiteks projekteerimine, toimub 3 kuud, siis ehitamine toimub 7 kuud ja eraldi siis välja tuua ka projekti juhtimise kulud, et kui projekti juhtimisel on piir ees kuni 20% abikõlblikes kuludes, siis siia soovitan küll ainult see projekti juhtimine ära tuua. Nii, siis eelarve tuleb täpselt nende tegevuste eelarve, mis te olete nüüd siin tegevustes välja toonud, mis siis tuleb sisu väljunditest. Ehk siis kõik need 3, 4, 5, 6, 7 peaksid rääkima siis ühest ja samast asjast. Ja projekti toetusmäär oli siis 90%. Siis kui panete siia see abikõlblik summa, siis ta ise arvutab siin need õiged summad kokku, et ta ei lase. See kogumaksumus võib olla suurem, et kui näiteks on kaasatud ettevõtte, siis käibemaks ei ole temal abikõlblik, siis kogu summas on käibemaks ka sees, aga abikõlbliku summa sees käibemaksu pole. Aga kui käibemaksu ei saa riigilt tagasi, siis käibemaks ka abikõlblik, näiteks MTÜ-del tavaliselt see nii on. Siis kogu maksumus abikõlblik summa on tõenäoliselt üks ja sama. Ja siin siis detailsemalt juba lahti tuua, mis need eelarved või mis ühe tegevuse maksumus on. Et siin näiteks see reoveepuhasti ehitamine, ma olen siia toonud 160 000. Siia panengi need tööjõukulud, mis mul selleks vaja on, kas siis taotleja või partneri poolt, asjade soetamise kulud ja üldkulud. Need on siis kuni 5% abikõlblikest kuludest ehk siis sellest reast. Ja neid me arvestame siis Eesti ja Ukraina poolselt kokku. Et see ei ole küll suur summa, aga siiski natukene ja siis määruses on ka ära toodud, mis sinna üldkulude alla läheb, et me seda siin ei hakka eraldi välja tooma. Ja selline mõiste nagu omatoode käis siit juba läbi, et kui see omatoode on siis kas toetuse taotleja või partneri poolne enda välja töötatud toode või lahendus, et siis panete siia ka, et ongi see reoveepuhasti, mingi osa sellest on siis näiteks omatoode, et seda ei hakka hankima kuskilt turu pealt. Ei ole selleks vaja võtta siis neid 3 hinnapakkumistega riigihanget teha. Nii, siit juba käis ka läbi see ettemaksu suurus 30% üks kord toetuse summast. Ja sellega on siis niimoodi, et siia ei pea ühtegi dokumenti lisama, et ettemaksu me teeme siis ilma kuludokumentideta, aga seal võiks olla põhjendus, et miks seda ettemaksu vaja on. Ja edaspidi siis tuleb see ettemaks ka kinni kanda, ehk siis kõik need arved, mis te sinna e-toetuse keskkonda kannate, mis on projektiga seotud tehtud, siis kuni selle ettemakse kinni kandmiseni uut toetust ei tule. Ja kui see ettemaks on kinni kandud, siis juba järgmisest kuludokumendist siis 90% toetusest tuleb tagasi. Nii, siit ka juba käis see läbi, et alates 10 000 eurost siis tuleks võtta võrreldavad hinnapakkumised. Soovitan e-kirjedega võtta, et need peaksid olema ikkagi kirjalikult kõigile ühtemoodi, kõigile samal ajal, kõigile oleks aru saadav, et mis ajaks tuleb see pakkumis esitada, et me saaksime neid võrrelda. Et mitte, et ühele annate ühte infot, teisele annate teist infot, ühele esitasite näiteks märtsis e-kirja, teisele mais, siis te juba teadsite, et see ettevõte teeb palju kallimalt kui teine, et kõigile peaks olema siis võrdne info hinnapakkumist teha. Ja siin lehekülje peal siis ka panna siis need võrdlevad hinnapakkumised, kui nüüd mingi asi
mida te tahate kas soetada või teenust sisse osta, on suurema maksumusega projekti peale kui see 10 000 eurot ilma käibemaksuta. Aga kindlasti ei pea siia panema nüüd siis oma töötajate palkasid. Ja oma finantseeringu kinnitamiseks kinnituskiri, et kui see ongi see 10% on 20 000, et siis selle taotleja allkirja õigusliku inimese poolt kinnitatud, et jah, võt selle projekti jaoks ära tuua siis näiteks projekti number ja projekti nimi, on olemas see 20 000 eurot oma finantseeringuks. Ja kui on soov siis üldkulusid ka saada see 5% abikõlblikest kuludest, et siis siiagi tuleks ka ära näidata see üldkulu arvutamise metoodika. Ja kui on siis ettevõttega tegemist või siis taotlejaga, kellele kohalduvad vähese tähtsusega abireeglid, et siis ka siia panna täpike juurde. Ja seda vähese tähtsusega abi jääki saab vaadata siis Rahandusministeeriumi kodulehekülje pealt, et panete oma registrikoodi sinna sisse ja saab vaadata, kas on abi jääki ja kui palju on. Et võime pärast seda koos vaadata ka. Ja siis ongi juba rahastajad. See iseenesest täitub automaatselt, et kui nüüd siin eelarves on ära toodud toetuse summa ja oma finantseering, siis see jagabki selle ära. Et kuna siin taotlejaks on sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, siis siit ta näitab seda, et nagu KIK panustaks siia 20 000, aga õnneks ei saa seda siin ise käsitsi täita, et siia tuleb ikkagi teie enda nimi. Aga muidugi võib panustada oma finantseeringusse ka see partner, Eesti-poolne, võib panustada ka sihtriigi partner, siis saab siia lisada ka need erinevad osapooled, kes siis seda oma osalust kannavad, aga siis nad peavad olema siin partnerite lehel ka välja toodud, muidu nad siia ei teki. Lisade leht tuleb siis automaatselt kõik need lisad, mis siin taotluse juurde on lisatud. Enamus tuleb siit sisulehelt ja siis on neid siit näha. Postkast on nüüd see koht, kuhu tuleb otsus. Seda ei pea allkirjastama ja kogu taotluse menetlus ka käib postkasti kaudu, et meie saame selle taotluse teie käest hiljemalt siis 24.08.26 kell 5 ja siis me hakkame seda taotlust üle vaatama, kui tekivad küsimused, siis me saadame selle postkasti kaudu ja teie vastate ka postkasti kaudu. Kui tavaliselt me saadame Wordi dokumendi, kus on siis küsimused, palume, et äkki te saate ka sinna Wordi dokumenti vastused anda ja kui on vaja taotlust korrigeerida, siis me saadame selle taotluse tagasi teie vaatesse ja saate siis parandusi teha. Kindlasti ei soovita eelarvet suurendada, seda me üldjuhul ei luba, aga muid asju saab täpsustada, siis vastavalt meie küsimustele. Selles suhtes taotlusvormi oleme nüüd läbi käinud, kas selle kohta on küsimusi? Ja Madli. Nii, võib-olla otseselt mitte taotlusvormi kohta, aga tahaks hindamiskriteeriumite kohta natukene juurde küsida. Et näiteks see hindamiskriteerium number 2 või number 3, et kuidas tõestada, et lahendus on piisavalt näiteks Eestist pärit, et ütleme, et või teadmine, et kui on näiteks tehtud koostööd ka teiste Euroopa Liidu teadlastega, et kas see on siis nagu pigem soositud, et selline koostöö on toimunud või siis pigem, et ikkagi võiks ainult Eestis olnud loodud teadmine lahendus olla?
Võt siin on eks ju ka, et see, et Eestis saanud lisandväärtus, et kuskil mujal on küll tehtud, aga siis olekski vaja tuua välja, et mis see Eesti poolne nagu panus sinna on. Et noh, siin ma lihtsalt ei tahaks neid lahendusi, kus nüüd Hiinast ostetakse mingi kaup ja siis vahendajana viiakse Ukrainasse. No see on niisugune piltlik näide. Et oleks ikkagi kas siis, ma ei tea, Eesti ülikooliga koostööd tehtud või ongi, et kui teil on mingisugune äkki sa tahad midagi konkreetsemat küsida, siis ma saan ka konkreetsemalt vastata. Jah, et ongi samamoodi see Eesti ülikoolidega koostöö, et kui need Eesti ülikooli teadlased on teinud ise koostööd teiste EL-i teadlastega, et siis mingi teadmine või lahendus välja töötada, et kas see, mis kategoorias see võiks liigituda? No see lähekski siis juba siis siia selle lisandväärtuse juurde. Selge. Et kui on ikkagi Eesti teadlased ainult ainukesena siis selle lahenduse välja töötanud, siis on see maksimaalne lahendus. Jah. Hästi. Ja siis oli küsimus ka number 4. kriteeriumi kohta, et kuna seda on nagu raske varasemalt teada, siis kas... Seda ei saagi ette teada. Seda vaatavad need hindajad. Ja siis hindamisprotsessi käigus need, kes on eespool, saavad rohkem punkte ja need, kes tagapool saavad vähem. Hästi. Selge, aitäh. Et see sõltub nendest, kes on need konkureerivad projektid, kellega siin taotlusvoorus siis hinda pistetakse. Et kindlasti, eks ju sihtriik või see, ütleme, et siis see piirkond, kas Sõtõmõr või muu, see on ette teada, siis on ette teada see, et kas ta on leevendamine või kohanemine, siis see, et kas ta on Eestis välja töötatud lahendus või saanud siis Eestis mingisuguse lisandväärtuse külge ja siis see oma finantseering. Et see jääb siis meile siia hindamiskomisjonile otsustamiseks. Selge, suur aitäh. Kui me juba siin selle määruse juures oleme, siis ma toon ka ära need kõige peamisemad paragrahvid, mida siis kindlasti me soovitaks läbi lugeda kogu meetmemäärus, ka see, et kuidas siis pärast seda projekti on ellu viia. Aga kõik terminid on siin ära toodud, mis on olulised. Siin on see omatoode, projektipartner. Projektipartneri puhul on oluline see, et ta ei saaks olla teie töövõtja ega teenuse osutaja. Ehk siis kui tema partner tahab oma tööjõukulusid näidata, siis tema näitabki, et esitab siis kuluna oma inimeste palgalehed ja selle, kuidas ta on siis tööjõukulud makstud, et ta ei saa siis teenust pakkuda. Et kui ta on juba teenuse pakkuja ja tema teenus on üle 10 000, et siis peaks selle teenuse siis 3 hinna pakkumisega võtma. Aga kui te tahate konkreetselt seda ettevõtet, siis ta peaks olema projektipartner. Ja siis peaks juba vaatama, et kas see projektipartnerile minev kulu mahuks sinna vähese tähtsusega abi alla, kui talle need reeglid laienevad. Siis siin on oma tootest, mis käis läbi. Siis veel siin sihtriigi partner. Siin projekti, nendest me juba rääkisime, et erinevad partnerid, et on sihtriigi partner ehk siis Ukraina partner ja projektipartner on Eesti partner, Eesti ettevõte või muu juriidiline isik. Siis oluline siin veel on abikõlblikkuse periood, et ta ei saa olla siis algus ei saa olla enne otsuse tegemist ja otsuse tegemiseks läheb aega siis, nagu ma ütlesin, siin 24 august pluss siis 90 kalendripäeva vähemalt. Et ja lõpp ei saa olla siis pikem kui see 36 kuud, eks 3 aastat algusest. Siis vähese tähtsusega abi tasub vaadata ja muidugi need abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud. Siin on nüüd üldised nõuded, et ta peab ikkagi olema selle projektiga seotud, ta peab olema põhjendatud selle abikõlblikkuse perioodi jooksul tehtud, ei enne ega pärast ei saa
seda kuupäeva, mis teil on alguseks ja lõpuks määratud, ei saa arveid olla, siis projekti juhtimisele on 20% siis abikõlblikest kuludest. Siia projektijuhi alla lähevad ka raamatupidajad, assistendid, koordinaatorid. Ja kui teil on projekti heaks töötavad inimesed, näiteks töölepingu alusel, siis peab olema nende töölepingu lisas või mingisuguses dokumendis need tööülesanded ka, mis tal siis selle projekti raames on vaja ellu viia ja siis kui suur on tema koormus selles projektis ja mis on see brutopalk, et tööjõukulud pluss siis nende maksudega on abikõlblik. Siis oluline, et kui on lähetused, et majutuskulu on abikõlblik siis 128 € tööpäeva ulatuses. Päevarahad siis tulumaksuseaduses kehtestatud piirmäärade ulatuses. Ja kui on vaja neid transpordikulusid näiteks sihtriigis, siis kas siis taksoarved, bussipiletid, kütusekulud, et need on ka abikõlblikud. Siis asjade hankimine, teenuste sisse ja tööde sisse ostmine, siin on oluline see 10 000 piir. Siis seminarid, koolitused, need kulud ja projekti teavitamise kulud, et kui nüüd ikkagi soetatakse, tehakse näiteks reoveepuhasti, siis sellel võiks olla pärast hiljem siis see teavitustahvel, kus on Eesti rahastajana toodud ära siis Kliimaministeerium ja KIK võiks ka seal olla pildis. Ja siis need üldkulud 5%. Et üldkulud on toodud siin täpsemalt paragrahvis 12 . Siis käibemaks, et kas on abikõlblik või ei ole abikõlblik, et see sõltub sellest, et kas te saate riigilt tagasi selle või ei saa. Sularahamaksed, tõenäoliselt Ukrainas enam ka sularahamakseid, see on väga üksikutel juhtudel, kus me sularahamaksete abikõlblikuks loeme, et ikkagi me tahaksime arvet või mingid muud dokumenti, näiteks taksotšekk või selline, kus oleks näha, et mis kuupäeval see kulu on tehtud ja mis summas see kulu on tehtud. Et siis me saame vaadata, et kas see on abikõlblik. Siis mitte abikõlblikud kulud on kõik need trahvid, viivised, esinduskulud, kingitused, toetussaaja juhtimisega seotud kulud. Nii. Ja üldkulud alla ise siis vaatate, et kui palju see 5%, et seda võib küsida, ei pea küsima. Et ise peate vaatama, kui palju teil üldse üldkulude katmiseks jagub. Siis omafinantseering ja toetuse määrad, nendest me juba jutustasime. Taotlemist võite ka lugeda, et kuidas see, muidugi see nõuded taotlejale partneritele. Siin üks oluline koht on see, et see taotleja ja partner vähemalt peavad olema tegutsenud 1 aasta. Et kui ta on nüüd alles nüüd selle projekti või taotluse esitamiseks tehtud MTÜ või osaühing, et siis me oleme need kõik tagasi lükanud. Nii, siis nõuded taotlusele. Need on põhimõtteliselt, me käisime need ka läbi taotlusvormi vaadates, et ega siit midagi uut ei ole, aga soovitakse näpuga järgi ajada, et kas need kõik asjad on siis ära kajastatud, aga need on ka taotlusvormi peal ära juba toodud. Et mis on kohustuslikud ja mis ei ole kohustuslikud ja siis need taotluse dokumendid, need ka on juba ära toodud taotlusvormis. Ja taotluse menetlemisest siin ongi ära toodud, et on kuni 90 kalendripäeva, et sellest siis saab lähtuda selle projekti alguse määramisel. Siis
siit võib-olla lähme kiiremini mööda ja eelistuskriteeriumid. Nendest me ka juba jutustasime siin, et millised on ette teile näha, et palju punkte saate ja mis on siis 4. on see, kus siis tuleb arvestada teiste konkureerivate projektidega. Nii, see on... Nii, projekti saab muuta, iseenesest toetus kindlasti ei saa juurde, kui läheb midagi kallimaks. Abikõlblikkust saab pikendada, aga seal on see 3 aasta piir ees. Et sellega tuleb arvestada. Ja kindlasti me ei taha muuta sellisel juhul, kui nüüd see tegevus muutub selliselt, et kui me oleksime seda juba ennem teadnud, siis ta näiteks võrreldes teiste projektidega oleks saanud nii palju vähem punkte, et ta polekski rahastamist saanud. Et nende tegevuste muutmisega või ärajätmisega tuleb olla hästi ettevaatlik. Et võib juhtuda, et me ei saa seda lubada. Et muidu ei oleks näiteks seda taotlust rahastatud, kui me oleks juba ette teadnud, et te seda ellu ei vii. Ja hangete puhul siin on ka, et see on just elluviimisel, et see 10 000 piirmäär, kus on vaja siis võrdlevad pakkumised, kui nüüd toetussaaja on riigihangete seaduse tähenduses hankija, siis tema peab muidugi riigihangete seadust täitma. Ja siis siit veel, siin veel see ettemaks kuni 30% toetusest. Ja nõuded kuludokumentidele, et ikkagi ta peab olema kuskil dokumendis, peab olema see ära toodud, et miks see kulu on vajalik, näiteks kas siis tööleping või siis leping mingi teenuse sisseostmiseks, ma ei tea, näiteks raamatupidajaga või mingisuguse projekteerijaga või ülikooli töötajaga. Ja arveakt, kui on lepingus nii toodud, ja siis kindlasti arve tasumist tõendab dokumendi koopia, tavaliselt sobib selleks ka maksekorraldus. Ja raamatupidamises tuleb siis projektikulud kõik eristada mingisuguse märkega, et on näha, et arusaadav, et need kulud on nüüd ainult projektiga seotud kulud. Ja vahearuanded, nendest me siis räägime nendega juba, kes hakkavad projekti ellu viima. Ja siit rohkem polegi hetkel nagu huvitavat. Kas see on määruse kohta küsimusi? Tundub, et ei ole. Võime vaadata seda vähese tähtsusega abiregistrit korraks. Ma lähen siia sisse. Nii, ta näeb välja selline, et rar.fin.ee, siia saab oma ID-kaardiga sisse minna ja siit saab päringute alt siis vaadata, kontrollida jääki. Et kuna ma ühtegi hetkel ei oska välja tuua siin ettevõtet, kelle registrikoodi panna siia sisse, siis ma edasi siit ei lähe, aga kui siia oma registrikood saada, sisse panna kontrolli jääki, siis ta tekitab siia koha, kus saab vaadata, et palju seda jääki on. Nii, mul rohkem ei olegi jutustada. Et kas on küsimusi? Ma usun, et enamus küsimus ikkagi tekib siis, kui hakata seda taotlust sisestama. Et siis võtke julgelt ühendust, mida rohkem nagu teie helistate või saadate kirju mulle küsimustega, seda lihtsam on hiljem ka seda taotlust menetleda, hinnata. Aga suured tänud, kes kohale tulid ja neile, kes vaatavad seda hiljem järgi, siis edu taotlemisel. Aitäh! Suur aitäh, nägemist! Nägemist!